Üksi Tallinna alla on peidetud üle 500 kilomeetri kaugküttetorusid. Üle Eesti on torustikku aga lausa 1700 kilomeetrit. Selle abil saab köetud 17 000 erinevat hoonet. Kaugküttesüsteemid on Eestis, võiks öelda, et igas linnas olemas tegelikult. Absoluutselt igas linnas. Absoluutselt igas linnas, jah. Et on niivõrd nagu tavapärane tehnoloogia meie jaoks. Isegi mitte linnades, vaid ka külades, alevites, väikestes kohtades. Paar-kolm maja, väike katlamaja, kaugküttevõrk. Millega üldse siis kaugküttesüsteemi Eestis toidetakse? Ma kujutan ette, et masuuti enam ei pihustata, otse tulekoldesse musta sütt enam ei kühveldata kühvliga. Aga eks siin Eesti kohalik põlevkiviõli, ka maagaas on tegelikult siiski nagu pildil ja muidugi ka sellised uudsemad lahendused, et küll mõeldakse nagu soojuspumpade peale vaikselt mõeldakse soojuse salvestamise peale jälle, kus sa saad võib-olla otse elektrist salvestada, kui elekter on nagu üliodav, aga siiski puiduhake, me oleme metsariik, meil on nagu metsa ligi 50% Eestimaa pinnast on nagu metsaga kaetud, et kuhu me need jäägid ikkagi siis paneme nagu. Aga kas seda muret ei ole, et see ühel päeval see puiduhake nagu selle varu ei ole piisav? Ma arvan, et ei ole. Ma arvan, et metsa on meil ikkagi siiski nii palju, et ja loomulikult ta sõltub sellest, et kas sellele nagu põhipuidule on turg. Majandussituatsioon peab nagu olema, kõik asjad peavad olema täidetud. Puidule peab olema nõudlus ja siis tekib ka puiduhaket. Samas muidugi sellist nagu liinialuste puhastamist ja mingit teatud nagu koristamise mõttes nagu maa-alade korrastamist, eks seda ikka tehakse nagu teede äärest ja